Tervist kõigile! Te vaatate Mõtlemaatikat ja täna kavatseme lahendada läbi 2019. aasta matemaatika põhikooli lõpueksami. Ma teen läbi kõik ülesanded, ehk siis kokku 7 ülesannet. Muidugi lõpueksamit tehes saate lõpus ise valida, kas teete 6. või 7. Aga selle video jaoks teeme kõik läbi. Aga mis seal ikka, alustamegi siis koheselt. Ülesanne 1. Tuleb lihtsustada selline avaldis ja arvutada selle avaldise väärtus, kui x võrdub 3-ga. Alustame esimese sulu lihtsustamisega. Esimese murru nimetajast on näha, et saaksime x-i sulu ette tuua. Teisel murrul pole midagi muuta, ehk siis paneme need ühise murru alla. Teist murdu tuleb korrutada x-iga. Vastus jääb selline. Teine murd nüüd avaldises on võimalik lugejat valemina kirjutada. Ehk siis 2 miinus x korda 2 pluss x. Rohkem midagi siit teha ei saa, ehk siis paneme vastused tehtesse tagasi. Murdude jagamisel vahetame teise murru kohad. Kohe on näha, et saame tõmmata maha 2 pluss x sulud ja ka x miinus 1 sulu ja 1 miinus x sulu. Ülevale jääb miinus 1 ja alla x korda 2 miinus x. Paneme nüüd x väärtuseks 3 ning saame vastuseks 1/3. Sellega ka lõppes esimene ülesanne. Ülesanne 2. Tuleb lahendada 2 võrrandit. Võtame esimese võrrandi ette. Esimese asjana korrutame sulud lahti. Kui see on tehtud, saame x ruudud tõmmata maha ning vasakule poole jääb 8x ja paremale miinus 16. Jagame tervet rida 8-ga ja saame vastuseks miinus 2. Võtame ette teise võrrandi. Et saada sellest murrust lahti, korrutame tervet rida 3-ga. Järgmisena korrutame vasakut poolt murrud lahti. Viime kõik nüüd vasakule poole ja tekib ruutvõrrand. Et seda lahendada, kasutame lahendi valemit. Sisestame arvud sisse ning ruutjärje alt välja saame võtta 6. Esimene x tuleb 8 ja teine x tuleb 2. Kuna meilt midagi muud ei küsitud, siis sellega lõppes teine ülesanne. Ülesanne 3. Vaata toote infot ja vasta selle põhjal järgmistele küsimustele. Meil on kujutatud siin siis infot ühest täistera sepikust, mis on viilutatud ja kaalub 500 grammi. Esimene küsimus tahab teada, et mitu grammi kaalub keskmiselt üks sepikuviil. Et leida seda, võtame 500 grammi ning jagame selle kõikide viilude ehk 20-ga ning saame vastuseks 25 grammi. Teine küsimus. Mitu grammi täisteraniisujahu on ühes sepikus? Koostisosadest on näha, et 54%. Nii et korrutame 500 0,54-ga ning saame vastuseks 270 grammi. Kolmas küsimus. Mitu protsenti moodustavad sepiku kaalust süsivesikud? Alt saab lugeda, et süsivesikuid on 49 grammi iga 100 grammi kohta keskmiselt. Jagame 49 100-ga ning saame 49%. Neljas küsimus. Mitu grammi valke on keskmiselt ühes sepikuviilus? Valke on 10 grammi iga 100 grammi kohta. Ehk siis jagame 10 100-ga jagatud 25-ga, sest üks viil on 25 grammi. Vastuseks tuleb 2,5 grammi. Viies küsimus. Kui palju kaalub sepik siis, kui idandatud nisuteri, idandatud rukkiteri ja päevalille seemned ei lisata? Et leida see, liidame kokku nisuterade protsendi, milleks on 8, rukkiterade protsendi, mis on 8, ja päevalille seemned, mis on 1%. Lahutame need 100% ja saame 86. Korrutame 500, 100, 0,86-ga ning saame vastuseks 415 grammi. 6. ja viimane küsimus. Mitu sepikut on võimalik küpsetada, kui mett on 3 kilogrammi? Teeme kilogrammid grammideks, saame 3000 ning see tuleb jagada ühe sepiku meekogusega grammides. 500 grammi korrutame 0,5% ehk 0,005-ga ning vastus tuleb 1200 sepikut. Sellega lõppes kolmas ülesanne. Neljas ülesanne. Kaupluse 2 riiulil oli kokku 86 ühesugust šokolaaditahvlit. Üks šokolaaditahvel kaalus 75 grammi ja maksis 1,35 eurot. Esimene küsimus küsib, et mitu kilogrammi šokolaadi oli mõlemal riiulil kokku. Korrutame 86 ehk šokolaadid kokku 75 grammiga ning saame 6450 grammi ehk 6,45 kilog. Teine küsimus. Kui palju maksid kõik šokolaaditahvlid kokku? Korrutame 86 1,35 euroga ning saame vastuseks 116,1 eurot. Kolmas küsimus. Kui palju maksis 1 kilogramm šokolaadi?
jagame 116,1 eurot ehk kogu maksumus 6,45 kiloga ehk kogu šokolaadiga ning saame kilohinnaks 18 eurot. 4. küsimus. Müüja võttis ühelt riiulilt 9 šokolaaditahvlit ja paigutas need teisele riiulile. Nüüd jää riiulitele šokolaaditahvleid võrdselt. Mitu šokolaaditahvlit on esialgu kummalgi riiulil? Oletame, et üks riiul on X ja teine riiul on Y. Nende summa võrdub 86 šokolaaditahvliga. Esimeselt riiulilt võeti 9 ära, ehk siis X miinus 9, ning teisele riiulile lisati 9, ehk siis X pluss 9. Avaldame siit X-i, mis tuleb Y pluss 18. Paneme selle X-i esimesse võrrandisse, Y-id kokku liites saame 2Y ja paremale poole tuleb 68. Jagame tervet rida 2-ga ning Y võrdub 34. Paneme selle Y eelmisesse võrrandisse ning saame, et X võrdub 52. Nüüd tuleb teha kontroll teksti järgi. Kui me lahutame 9 maha 52, tuleb vastuseks 43. Kui me liidame 9 juurde 34, tuleb vastus ka 43. Need kokku liites saame 86, ehk siis ülesanne oli õigesti lahendatud. Sellega sai ka 4. ülesanne läbi. Ülesanne 5. Plaanil mõõtkavaga 1/5000 on täisnurkse kolmnurga kujulise maatüki lühemate külgede pikkused 4,5 cm ja 6 cm. Esimene küsimus. Arvuta maatüki kolmanda külje pikkuse plaanil. Selleks saame kasutada Pythagorase teoreemi. Paneme arvud valemisse ning saame vastuseks, et hüpotenuusi pikkus on 7,5 cm. Teine küsimus ütleb, et teeksime plaani joonisele. 3. Arvuta maatüki ümbermõõtepindala tegelikkuses. Esimese asjana leiame need mõõdud meetrites. Korrutame iga väärtust 5000-ga ning teeme ka sentimeetrit meetriteks. Et ümbermõõtu leida, tuleb liita kõik küljed kokku. Paneme arvud valemisse ning vastuseks tuleb 900 meetrit. Et leida pindala, peame kasutama kolmnurga pindala valemit, milleks on A korda B jagatud 2-ga. Arvud sisestanud valemisse saame vastuseks 33 750 ruutmeetrit. Sellega lõppes 5. ülesanne. Nüüdseks oleme jõudnud valikülesannete juurde. Ülesanne 6. Joonisel on poolring, mille läbimõõt X-teljel on AB. Märgi joonisele punktid A ja B. Punkt A tuleb -2 peale X-teljel ning punkt B tuleb 4 peale. Esimene küsimus. Joonesta samasse koordinaatteljastikku need sirged. Teine küsimus. Tähista sirgete lõikepunkt C ja leia selle koordinaadid. Lõikepunkti C koordinaatideks saame 1 ja 3. 3. küsimus. Tekib kolmnurk ABC. Viiruta see kolmnurk ja leia kolmnurga pindala. Kolmnurga pindala valemiks on alus korda kõrgus jagatud 2-ga. Ühikuid saame lugeda ruutude kaupa. Vastuseks saame 9 ruutühikut. 4. küsimus. Arvuta poolringist viirutamata osa pindala. Mitu protsenti moodustab see poolringi pindalast ning tulemused tuleksime ümardada kümnendikeni. Tavalise ringipindala valem on pi korda raadiusruudus. Paneme raadiuse valemisse ning saame vastuseks 9 pi ruutühikut. Kuna otsime poolringi, korrutame tulemust 0,5-ga ning saame vastuseks 4,5 pi ruutühikut. Et leida viirutamata osa pindala, lahutame 9 ehk kolmnurga pindala tervest poole ringi pindalast 4,5 piid ning vastuseks tuleb ligikaudu 5,1 ruutühikut. Et leida protsent, jagame viirutamata osa pindala terve pindalaga ning saame vastuseks umbes 36,3%. Sellega sai 6. ülesanne läbi. 7. ehk viimane ülesanne. Parafiinist küünla alumine osa on silindri ja ülemine osa on koonusekujuline. Küünla põhja läbimõõt on 7 cm ja silindrilise osa kõrgus on 14 cm. Nurkküünla koonusekujulise osa moodustaja ja põhja vahel on 45 kraadi. Esimene küsimus tahab meilt teada, et kannaksime kõik andmed joonisele. Kuna nurk on 45 kraadi, täisnurksel kolmnurgal teame ka, et teine nurk on 45 kraadi ehk kaatetid on võrdsed. Teine küsimus küsib, et mitu grammi kaalub küünal, kui 1 kuupsentimeeter parafiini kaalub 0,9 grammi. Esimese asjana leiame silindri ruumala. Selle valem on põhjapindala korrutatud kõrgusega ja põhjapindala valem on pi korda raadiusruudus. Paneme arvud tehtesse ning saame vastuseks 171,5 piid ehk 539,2 kuupsentimeetrit. Koonuse ruumala valemiks on 1/3 korda põhjapindala korda kõrgus. Põhjapindala
on samuti pi korda raadiusruudus. Paneme arvud tehtesse ning saame vastuseks 14,3 piid ehk 44,9 kuupsentimeetrit. Liidame ruumalad kokku, et leida kogu küünla ruumala ning saame selleks 583,7 kuupsentimeetrit. Korrutame 0,9-ga, et leida seda grammides ning see tuleb 525,3 grammi. Kolmas punkt ütleb, et küünla silindrilise osa külgping kaetakse kuldse värviga. Mitme ruutsentimeetri katmiseks on värvi vaja. Silindri külgpindala valem on ümbermõõt korda kõrgus. Ringi ümbermõõdu valem on diameeter korda pi. Paneme arvud valemisse ning saame 98 piid ehk 307,9 ruutsentimeetrit. Sellega on 2019. matemaatika põhikooli eksam läbi. Ma loodan, et saite sellest videost kas või natukene kasu õppimiseks. Mul on kavas veel mõned eksamid lahendada põhikooli jaoks, nii et kindlasti hoidke silmad lahti. Pange like, kui teile meeldis ja kindlasti ka kommentige, kas sellest oli teil abi. Kuniks järgmise videoni, nägemist!